Tere minu poolt kõigile ja tõenäoliselt see minu järgnev ettekanne erineb pisut nendest eelmistest, sellepärast et ma otseselt ei esinda kirjanduse sihtkapitali, sest ma ei ole sellesse komisjoni ekspertgruppi kunagi kuulunud. Ja kui tehti see ettepanek, et ma räägiksin teemal 25 aastat Eesti kirjandust, siis otsustasingi, et ma keskendun rohkem kirjandusele. Aga ma tahaksin alustada ja seetõttu võib-olla see ettekanne ongi pisut kirjanduslik. Alustan samuti kirjanikuga Mati Undi tsitaadiga, mis kõlab nii, tsiteerin asja juurde. Mulle tundub, et Kultuurkapital on olnud apoliitiline organisatsioon, kes on toetanud nii rahvalikku kui ka kõrget kultuuri. Mõlemat on vaja. Postmodernistlik oletus, et mõlemad on üks ja sama, hakkab mööda saama. Haruldased potililled vajavad sama palju toetust nagu rukkipõllud. Sõnnik, sulgudes rahafroidistlikus mõttes, surud kinni, toidab mõlemat. Ja eks Eesti ainus olemasolu mõte olegi kultuur. Küsimärk, tsitaadi lõpp. Undi tsitaat pärineb aastast 2005 ja kui need 2 nulli sealt vahelt ära võtta, jääb alles 25, mis on tänase Kultuurkapitali konverentsi põhjuseks ja mis on ühtlasi ka Kultuurkapitali asutamise aastaks. Ja paistab, et praegusel lõpetamise aegadel on Kultuurkapitaliga igal juhul soetud väga palju numbreid 5. Aga kirjandusest rääkides tasub igal juhul alustuseks meenutada esimese Kultuurkapitali seaduse vastuvõtmist, sellepärast et kirjandus seisab Kultuurkapitalile väga lähedal. Nimelt kirjanikud, eriti Friedebert Tuglase isikus, seisid paljuski Kultuurkapitali loomise taga. Ja Friedebert Tuglas kirjutas esimest korda sellest, et kirjanikud võiksid saada riiklikku palka juba aastal 1919 artiklis Kunstide riiklik edendamine, kus ta ütleb muuhulgas järgmist, tsiteerin. Kui riik tahab olla rahvas peituvate aineliste ja vaimsete jõudude organiseeritud avaldus, siis peab ta muude kultuuriliste ülesannete hulgas tahtma ka kunstielu võimalikult elavat edenemist. See on ta enese olemasolule ja rahvusvahelisele seisundile niisama tähtis, kui ta edenenud põllumajandus, elav kaubandus ja hea sõjavägi. See on tõestunud nii ilmekalt väikerahvaste ajaloos. Selle juures on tarvis alla kriipsutada üht põhimõtet. Toetades kunsti ei pea riik kunstilt tõudma vastu toetust. Vabastades kunsti ainelisest orjusest ei pea ta seda tegema poliitiliselt orjaks. Tsitaadi lõpp. Ja sama mõtet kordas siis Friedebert Tuglas ka esimesel kirjanikude kongressil, kus ta pidas peaettekande teemal Kultuurkapitali põhimõte ja vajadus. Ja seesama kongress koostas siis kirjanike, kunstnike ja teadlaste toetamise seaduse eelnõu ja esitas selle asutavale kogule. Siis läks paar aastat mööda ja 21. aastal andis toolane rahaminister välja määruse, milles nõuti 1 toobi piirituse pealt 3 marka Kultuurkapitali arvele. Gustav Suits hakkas seda kiiresti nimetama kultuuriliseks piirituse kapitaliks ja selle arvelt plaaniti hakata andma kirjanduslikele organisatsioonidele laene järgneva 4 aasta jooksul kuni Kultuurkapitali seaduse vastuvõtmiseni. Ja 21. aastast 25. aastani läks veel palju aastaid, mida kahjuks iseloomustasid nii kirjanike omavahelised poleemikad kui ka vastasseis kirjanike ja valitsuse vahel. Paremad ajad saabusid alles siis, kui uueks haridusministriks sai härra Veidermann ja pärast teda Jaaksoni valitsuses Hugo Bernard Rahamägi. Ja tundub, et alguses terendaski Kultuurkapital sellise võlumäe või rahamäena, aga mulle tundub, et kui ta tegutsema asus, sai temast rohkem nagu Vargamägi. Raske töö, rahapuudus ja keeruliste suhete tallerma ja mulle tundub, et selleks on ta ka jäänud. Muide, Marin Laak on andnud hinnangu või teinud kokkuvõtte selle kohta, millised olid kirjanduslikud poleemikad, mis oli kirjanduslike poleemikate keskmes 1920. aastate ühesõnaga kümnendil ja tõi välja 3 probleemi, milleks on kirjanduse riiklik toetamine, kirjandusideoloogia vaidlused euroopaliku kodumaise rahvusliku elemendi üle kirjanduses ning õige objektiivne arvustus ehk metakriitilised arutelud. Nii et klassikuid tsiteerides midagi ei ole muutunud. Taas iseseisvunud Eestis oli Kultuurkapitali taastamise kirjanduse probleemid üsna sarnased 20. aastatele.
ja üsna sarnased ka sellele, mida väljendas Eesti Kirjanikude Liit 2023. aastal, kui ta nimetas oma aega, tsiteerin, ajakirjanduse kiireks amerikaniseerumise ajajärguks, mis ei võimalda kvaliteetkirjandusel ära elada. Majanduslik olukord oli 90-ndatel sama raske või isegi raskem kui 20-ndatel aastatel. Nõukogude Liidu riiklike honoraride asemele tuligi nii-öelda amerikaniseerumine ja kapital. Mida ütles aga Rudolf Icka romaanist Elu ja armastus kapitali kohta? Nimelt, tsiteerin, kapitali ülesanne pole üldse looming, vaid kombineering. Mati Unt aga kirjutas, jällegi tsiteerin, kapitalis tähendab ju pead, sulgudes kaput, sulud kinni. Imelikul kombel on kaput ka mingi läbi või põhjas oleku termin. Mõned riigid ja rahvad ja üksikisikud on kapituleerunud, alla andnud. Veider semantiline väli, kuid ega ma viletsa filoloogina viitsi sellesse eriti süüvida. Tsitaadi lõpp. Nii või teisiti me võime öelda, et 90. aastad olid Eesti majanduses kahtlemata kaputtaeg. Nii et oli väga vaja ühte rahamäge ehk kultuurkapitali. Ma arvan, et me võib-olla ise enam ei oska mõeldagi või mõistagi, kui erinevalt me mõtleme kultuurist praegu, kui me tegime seda 25 aastat tagasi. Selle erinevuse näiteks, ma toon veel ühe üsna pika tsitaadi, siis tsiteerimine hakkab lõppema, ja võtan appi Mihkel Muti romaani Koopa rahvas läheb ajalukku, kus on see muutus kokku võetud nii. Tsiteerin lühidalt. Mõistsin, et loovharitlased hakkavad ühiskonnas oma positsioone kaotama. Seni oli nende tähtsus olnud sama loomulik nagu see, et päike tõuseb idast ja loojub läände. Muutust polnud algul kerge märgata, sest miski ei viidanud sinnapoole. Täpsem oleks öelda, et keegi ei mõelnud sellele ega analüüsinud olukorda. Elus oli väga palju uusi ja tähtsaid asju, mille üle mõelda. Võimalik, et kui oleks nagu kord ja kohus mõeldud, siis oleks taibatud, et nüüdsest on loomulik hoopis vastupidi, et loojub itta, mitte läände ja mitte päike, vaid mingi muu taevakeha. Tundub, et kõige vähem mõtlesid neid ees ootavatele muutustele kunstnikud ise. Miks nad pidanuksidki? Peaaegu 50 aastat olid nad rahva tähelepanuga harjunud. Just äsja olid nad üle elanud oma kõrghetke ja kogenud suurimat menu, juhatades rahvast nagu Moosest tõotatud maale. Pärast seda tõmbasid kunstnikud hinge ja kui võidupeo järgne pohmelus oli möödas, läks enamus tagasi oma kirjutuslaua taha või ateljeesse, hakates oma tööga uuesti pihta põhimõtteliselt samamoodi nagu vanasti. Aga mina mõistsin, kuhu poole ühiskond liigub. Ma ei tundnud mingit kahjurõõmu, vastupidi, mu süda aimas halba, sest palju traagikat pidi sellest kõigest sündima. Tsitaadi lõpp. Ja kui mõelda 90-ndate sellisele suhteliselt metsikule ühiskonna muutusele, siis tõepoolest oli sellest ka palju traagilist, aga sellele ma võib-olla praegu nii palju ei pühenduks. Võib-olla kõige üheks suuremaks murranguks oli ikkagi see, kuidas me hakkasime kultuurist ja kunstist mõtlema ja rääkima. Ja kirjanduse puhul võib seda kindlasti nimetada ka kirjanduse kui institutsiooni omalaadseks lammutamiseks, aga ka uuendamiseks. Nagu kirjutas Hando Runnel ja Kivisildniku vastasseisu puhul üks nii-öelda noorur, jultumus on uue põlvkonna hoiak, need võllarooglikud kommentaarid võivad meile meeldida või mitte, kuid õigust nende väljaütlemiseks või kirjapanekuks on raske, kui mitte võimatu piirata. Ja selles tsitaadis väljendub kahtlemata hästi selline 90-ndate aastate paradigma muutus, mis toimus laiemalt ühiskonnas, et see oli see totaalse vabaduse ekstaas, mida esialgu mõisteti üsna ühekülgselt. Aga samal ajal sündisid sellest totaalse vabaduse ekstaasis ja loomulikult sellest hiljemgi ja praegugi kahtlemata Eesti kirjanduses uued ja omanäolised teosed, mis tõid Eesti kirjandusse uuendust ja uusi tuuli. Ja on ka täiesti selge, et 90-ndatel aastatel Eesti kirjandusse tulnud terve uus põlvkond annab paljuski ka praegu meie kirjanduselus tooni ja on selle kirjanduselu kese. Aga kuigi kirjanikke tuli juurde, kirjanduselu muutus, toimusid ühiskonnas paralleelselt täiesti vastassuunalised muudatused. Kõigepealt muutusid raamatud väga kalliks. See oli nagu suur ehmatus inimestele, sest et oldi harjutada, et raamatud on väga odavad ja tiraažid on väga suured. Ja täiesti vastupidiselt sellele inimestel raha oli väga vähe. Ja see tähendas, et raamatuturg sellisena, nagu ta oli eksisteerinud, kukkus kokku ja kirjaniku elukutse ei
olnud enam samasuguses ühiskondlikus positsioonis, nagu ta oli. Kirjanik sai ennekõike olla oma vabast ajast, kes tahtis olla vabakutseline, pidi olema valmis ikkagi väga boheemlikuks eluks. Teisalt muutus ka kirjaniku tähendus. Ühtäkki olid kõik kirjanikud. Avaldamiseks polnud enam vaja läbida mingisugust kriitilist sõela ja igaüks, kes midagi avaldas, võis kanda tiitlit kirjanik, mis ühest küljest muidugi näitas, et kirjanikku peeti väga prestiižikaks tiitliks, aga teisalt kaotas kirjandus niimoodi ka tähenduskaalu. Ja ma kahtlustan, et ka praegu tegutseb Eestis kohutavalt palju kirjanikke, kellest me tõenäoliselt midagi ei tea. Kolmandaks aga toimus juba mainitud muudatus inimeste mõtlemisest. Vaesusest välja rühkivas ühiskonnas muutus väärtuslikuks ennekõike kõik väline ja materiaalne ja vaimsed väärtused kaotasid kandepinda. Ja ma arvan, et küllap mäletavad nii mõnedki teist seda, kui kodudest, sisekujundusest hakkasid kaduma raamaturiiulid, hoiuraamatukogu ja paljud teised kohad hakkasid ägama raamatute all, mida inimesed vana kolana oma kodudest ära tahtsid koristada. Ja tõenäoliselt mäletame ka neid mõnede üsna tuntud inimeste väljaütlemise, et nad pole elus lugenud ühtegi raamatut ja ei kavatse seda ka teha. Et oli nagu omamoodi uhkuse asi teatada, et raamatuid küll ei loe ja raamatukogud on midagi lootusetult vanamoodsat. Ühele Vene naftaärimehele müüdi maha August Mälgu majamuuseum ehk Lagle talu, kus alguses säilitati Mälgu tuba, aga see kadus üsna pea. Ja olgem ausad, ega keegi eestlastest ka selle Mälgu majamuuseumi vastu tol ajal mingit huvi ei tundnud. Erutavad asjad olid hoopis teised. Tsiteerin veel kord Mutti, tsitaat algab. Ostsin endale lilla läikiva pintsaku, et sellega üritustel käia. See loob isesuguse imago. Muretsesin noortepärased jalatsid. Seejärel koostasin nimekirja nendest, keda promoma hakata. Tsitaadi lõpp. Aga ma arvan, et sellest tsitaadis kumab päris hästi läbi see suurim muudatus võrreldes sellega, kuidas mõeldi kultuurist, kunstist, kirjandusest 25 aastat tagasi ja kuidas me mõtleme sellest nüüd. Ma arvan, et me ei oska enam mõelda kultuurist ja kirjandusest eriti teisiti kui juba nii-öelda amerikaniseerumise kontekstis, promomise, loomemajanduse ja kõige muu kontekstis. Ma ei ütle, et see on halb või hea, ma lihtsalt ütlen, et nii on. Et me ei oska enam nii teistmoodi mõelda. Mäletan hästi, kuidas püüdsin ühele inimesele ükskord selgitada Tammsaare tähendust. Minu pika selgituse võttis ta kokku lühidalt. Selge, Tammsaar on nagu väärtuslik bränd. Küllap vist, vastasin mina põrgupuhja jürka häälega. Viimastel aastatel on siiski ühiskondlikus suhtumises tunda minu meelest jälle mingit muudatust. Mulle tundub, et kirjandust, lugemist ja raamatuid on hakatud jälle austama. Isegi sisekujundusse on tagasi tulnud, kuigi vahel ainult iluelemendina. Teisest küljest teaduslikud uurimused kinnitavad, et isegi raamatutega samas ruumis viibimine tõstab inimese IQ-d, isegi kui ta neid raamatuid lahti ei tee. Kirjandusel on teadaolevalt erakordselt oluline roll empaatia kasvatamisel, millest ühiskonnas on ikka jälle puudus. Kirjandus on ka asendamatu seoste loomise oskusel, keskendumisvõime, abstraktse mõtlemise arendamisel. Nii et raamatutel on kahtlemata maagiline mõju ja mulle tundub, et sellest on hakatud jälle aru saama. Ja muidugi üks maagiline muutus, mis on veel viimase 25 aastaga toimunud, on toimunud kirjanduse müügi edetabelites. Nimelt on sinna ilmunud Eesti autorite teosed. See trend on nüüdseks kestnud juba mõnda aega, aga näiteks 10-15 aastat tagasi ma arvan, ei kujutanud seda keegi naljalt ette, et seal top 10 võiks olla peaaegu pooled vähemalt Eesti algupärased teosed. Nii et mõnes mõttes on kirjandus ja raamatud oma prestiiži tagasi saanud. Teisalt näib kirjandus jätkuvalt olevat mingisugune niši asi. Näiteks ühel hiljutisel kohtumisel maastikuarhitektidega, kellele me püüdsime selgitada oma ideed ühest kirjanduslikust parginurgast Kadriorust. Pärast tükk aega sellist visualiseerimist või selgitamist, mis meie nagu idee on, palusid nad meil tuua näiteid selle kohta, mis kirjandus inimestele meeldib. Ja siis me ütlesime, et me ei taha teha mingit kirjandusinimeste nurka, et me tahame teha täitsa avalikku paika kõikidele inimestele. Aga selle selgituse käigus me saime ka ühtlasi aru, et kirjandusinimesed olid lihtsalt inimesed, kes loevad raamatuid. Et polnudki mingit muud nagu sellist silti vaja. Nii et kirjandusinimesed on ikkagi nemad midagi ühiskonnas veidrat.
Ja võimalik, et või tõenäoliselt mõtlevad kirjandusest kui mingist nišist või veidrusest ka kõik need, kes maaraamatukogusid ja kooliraamatukogusid tahavad sulgeda, mõistmata, et kirjandus ja raamatukogud on ikkagi paljuski maasool. Seega võiks ka küsida, kas prestiiži ja teatava ainelise kindlustatusega koos on kirjandus saanud tagasi ka oma tähenduse. Kas seda tähendust üldse oodatakse või tahetaksegi? Ja kui palju laiemalt ühiskonnas teadvustatakse või üldse mõeldakse kirjanduse vajaduse ja tähenduse üle ja ka selle üle, kas kirjandusel on mingeid ülesandeid. Igal juhul näib mulle, et hetkeseisuga oleksime nagu jõudnud aega, kus peaks äkki rohkem kui kirjutamisele pöörama tähelepanu lugemisele. Muidugi ei eksisteeri üht teiseta, aga kirjandusteost, mida ei loeta, sisuliselt ei olegi olemas. Ja tegelased, keda ei teata, ei ela ju meiega koos. Ja sealjuures tahaksin rõhutada, et kirjanduse puhul tuleb ikka ja jälle silmas pidada ka seda, et kirjandus on palju laiem mõiste kui värskelt ilmunud teosed. Kirjasõnal kui sellisel põhineb üleüldse suur osa Eesti kultuurist ja just kirjakultuuriga koos tekkis meie kõrgkultuur. Seega kirjandusest rääkides tuleb ikka ja alati meeles hoida neid tekste, mis on ilmunud juba mõnda aega tagasi, aga mis ei ole aegunud. Sest hea kirjandusteos on lihtsalt kogu aeg värske, loe millisel aastasajal tahes. Ja eriti eesti keele aastal tasub meenutada ka seda, et ilukirjandus on keele võimsaim väljund, mis võimaldab kujutada asju, mida ükski teine kunstiala samamoodi ei suuda. Sellepärast, kuigi üldiselt näib olukord meie kirjandusmaastikul praegu olevat küllalt hea, ei ole see siiski piisavalt hea, sest ennekõike tuleks teadvustada, et kirjandus ei ole niši asi. Ja tahaks ka väga seda, et kui paluda mõnel noorel inimesel suvalisel tänaval nimetada mõne Eesti kirjaniku nime või tunda pildilt ära näiteks Jaan Kross, ei jääks keegi neist vastust võlgu, nagu on juhtunud. Ühes YouTube'i videos käiakse tänaval ringi Lutsu, Tammsaare ja Tuglase pildid ja on palutud nimetada, kes need on. Ja isegi kui on nimed ette antud, ei ole osatud osutada õigele näole. Et sellist olukorda ju iseenesest ei saa heaks pidada. Ja kui vaatamegi Eesti kirjanduse käekäiku näiteks viimase 10 aasta jooksul, siis kõige suurem muudatus on toimunud kirjanduse õpetamises, õieti kirjanduse õppekavades, mille maht on aina kahanenud ja mis Eesti kirjandusele pühendab aega ja mahtu vähem kui kunagi varem. See ei ole mõistagi seotud kultuurkapitaliga, aga selle tagajärjed omal moel on. Sest kui kultuuris nõrgeneb või kaob omakeelne mõtestamise tasand, ei ole see kultuur pikalt elujõuline, kultuur kaob ära ja alles jääb ainult kapital. Kirjandus on kahtlemata alati olnud Eesti kultuuris teatud eriseisundis, sest oleme keelekeskne rahvas. Oma keele tundma õppimine on olnud alati kõige sügavamaid loomeallikaid. Ja loovalt mõtlevaid inimesi vajab ühiskond aina enam, sest selles on esialgu inimesed veel masinatest üle. Samuti on raske üle hinnata kirjanduse tähendust kultuurilise järjepidevuse hoidjana. Ükski institutsioon ei aita, kui ei ole inimesi, kes on ja tahavad olla Eesti kultuuri kandjad. Seega suurim väljakutse on hoida neid kultuuri kandjaid, olgu argisel või professionaalsel tasandil. Meie kultuuripoliitika ei tohiks seega mitte kunagi jätta kauneid kunste ja kirjanduspärandit päriselt turu reguleerida ega noori põlvkondi ainult virtuaalmaailma kasvatada. Lisan siia lõppu veel ühe tsitaadi, seekord Lennart Merisulest, kes on öelnud, tsiteerin: Eesti kultuur ei säili mitte Eesti Rahva Muuseumis, kuigi ka see on tähtis, vaid ennekõike Eesti kultuuri eliidi taastootmise kaudu. Väikerahva puhul on see lõng mineviku ja tuleviku vahel juuspeen. Tsitaadi lõpp. Kultuurkapitali vahest üks tähtsamaid rolle viimase 25 aasta jooksul ongi olnud see kultuuri eliidi järjepidevusele kaasaaitamine, nii isikute kui ka institutsioonide kaudu. Ja sellega on olnud tagatud ka meie kirjanduskultuuri järjepidevus. Nii et asja juurde. Soovin Kultuurkapitalile pikka iga. Aitäh!